Siis meie koolitusele. Mina olen Kädi Veeroja ja tavaliselt ka olnud teie vastaspool postipoisis, kui teil on küsimusi olnud. Ja täna ma siis teen koolituse koolivalmiduskaardist. Ja tänast koolitust ka salvestatakse, nii et pärast koolitust on teil siis võimalik veel rahulikult tagantjärgi vaadata, kuidas seda koolivalmiduskaarti koostada ja see menetlus sinna külge panna. Räägin natuke algusest, kuna siin on ka teisi asutusi, kes on uued ja võib-olla ei kasuta igapäevas, ei ole kasutanud enne koolivalmiduskaarti, et siis ma natuke räägin ka lühidalt selle tausta. Koolivalmiduskaart on siis üldiselt asub ta õppetegevuse funktsioonis ja on siis sealne eraldi sari. Tegemist on siis üheaastase sarjaga, ehk siis postipoisi jaoks tähendab seda, et kui asjaajamise aasta lõpeb, siis ta alustab selle koolivalmiduse kaardi nummerdamisega taas number 1. Küll aga saab seda siis seadistada ka ümber, kui tahta, et ta jätkaks sealt, kus ta siis eelmise asjaajamise aastaga pooleli jäi. Aga sellest räägin veidikene hiljem. Antud dokument avalikku registrisse ei lähe ja sellele on juba automaatselt määratud juurdepääsupiirang, mis siis juurdepääsupiirang see, et ta on asutuse siseseks kasutamiseks ja ei ole kõikidele siis nähtav, sest ta sisaldab isiku kohta tundlikke andmeid. Nüüd jätkame edasi, et alustame sellest, et kes tahab koolituskeskkonnas kaasa teha, siis ma juba chati panin ka selle lingi koolituskeskkonnast. Panen selle uuesti, sest mõned viimased on siin veel liitunud. Nii. Ja koolituskeskkonda saab siis ikka sisse logida 3 lehviisil, küll aga nendel, kellel ei ole mobiilnumbrit registreerimisel antud, need mobiil-ID-ga sisse ei saa logida, aga Smart-ID ID-kaardiga saab. Ja allkirjastamine toimub meil ikka kas ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Nii, aga nagu ma rääkisin, et siis koolivalmiduskaart on üheaastane sari, seega kui asjaajamise aasta lõpeb, alustate siis oma koolivalmiduskaardi nummerdamist taas number 1. Nüüd, kui mõni asutus soovib, et see number siiski läheks sealt edasi, kus eelmine asjaajamise aasta lõppes, selleks on 2 võimalust. Enne võimalusi peaks kindlasti vaatama, mis oli see eelmise aasta viimane koolivalmiduskaardi number. Ja ma kohe näitan ka, kuidas seda saab vaadata, et siis logime sisse meie koolituskeskkonda. Mina jagan nii kaua ekraani. Nii. Tiina, kas on näha? Jah, on. Aitäh. Nii, logisite sisse, mina juba olen siin sees ja tänased kasutajad on siis registreeritud lasteaed Suurmõmmiku keskkonda või siis asutuse alla. Ja nagu ma ütlesin, et kui meil on soov, et meie koolivalmiduskaardid näiteks jätkaks sama numbriga, mis oli ta eelmisel asjaajamise aastal, siis selleks on oma moodus. Aga alustame sellest, et me peame kõik esimesel saama teada üldse, milline oli see viimane number. Selle jaoks lähme siia dokumentidesse ja vatastan selle siia. Ja siis valite siit dokumendi liigiks kõik dokumendid või olekuks kõik dokumendid ja dokumendi liigiks valite koolivalmiduskaardi. Nii. Nüüd ta näitab siin, et minu viimane koolivalmiduskaart oli number 11. See tähendab seda, et ma panen nüüd loendurisse see 11. Aga ma ütlen, seda ei pea tegema, et igal asjaajamise aasta algusega võib see alustada ka uuesti nullist selle loendusega. Siin kuvatakse ka kõik need koolivalmiduskaardid, kui te valite kõik dokumendid, kuvatakse need koolivalmiduskaardid ka, mis on teil näiteks poolikuks jäänud. Nii. Ja nüüd
Kuidas siis, kui tahta seda numbrijärjestust jätkata, on nii, et lähete siia seadetesse, valite klassifikaatorid ja valite siit loendurid. Näete, otsite siit üles koolivalmiduskaart, mul on hetkel 0, aga mina tahaks, et jätkuks sama nummerdusega, mis et ta läks edasi, siis mina panen siia viimase numbri ja panen salvesta. Aga siin on üks konks. Nimelt sedasama loenduri muutust saab teha ainult siis, kui selle asutuse kasutajal on läbitud peakasutaja koolitus ja tal on peakasutaja roll olemas postipoisis, siis saab seda muutust teha. Muul juhul peaksite te siis ikkagi vaatama selle viimase numbri ja helistama siis meie klienditoe numbrile ja meie saame seda muuta. Vaat, et ainult see muutmisõigus on siis peakasutajatel. Aga kui ma panin sellest salvestas siit ka ära ilusasti, üks moment, minu hiir kadus ära. Nii. Enne kui te hakkate üldse koolivalmiduskaarte tegema, siis kindlasti peaks vaatama, et ega teil eelmisest aastast pole mõni koolivalmiduskaart jäänud poolikusse olekusse. Ja kindlasti vaadake need üle, sest et muidu, kui teil nüüd sellel aastal ka veel tekib neid, siis see muudkui kuhjub ja lõpuks on neid nii-öelda poolikuid dokumente teil hästi palju. Kuidas siis kontrollida neid pooleli olevaid dokumente? Esimene asi on ikka see, lähme dokumentide loendisse ja võtame siit olekuks pooleli. Ja dokumendi liiks taaskord valime koolivalmiduskaardi. Nii, nüüd neid olukordi, mis selle dokumendiga võib olla, on väga erinevad. Näiteks ma võtan siit selle suvalise Anu Järv ja Tiina Suvi. Ja ta näitab teile, mis selle dokumendiga siin on juhtunud. Ja selles on siis valik, et menetlusprotsess on valimata. Selleks, et saada ta nüüd sellest poolikutest dokumentidest lahti, siin on ka näha, et ilusti allkiri on puudu, aga et see dokument lihtsalt ei jääks ripakile, siis selle pooliku dokumendiga teha nii, et minna siia dokumendi menetlusikoonile, vajutada selle peale ja nüüd koolituskeskkonnas meil lihtsalt seda võimalust praegu siin ei ole, et seda protsessi koha pealt valida, aga muidu on niimoodi, et siin protsessi real on võimalik rippmenüüga avada ja valida menetle ilma protsessita. Valite selle menetle ilma protsessita ja panete salvesta, siis kaob ta ära ja läheb nii-öelda lõppseisu. Siis võib olla siin olukord, kus vaatan, kas mul üldse sellist asja. Siin on protsess, võib olla veel olukord, kus ootab teise poole allkirja. Siin on mul enamist näited vist teise poole allkirjaga, vaatame. Kohe. Siis on niimoodi, et kui siin oleks nüüd dokument, et ootan teise poole allkirja, siis seda saab niimoodi lahendada, et siin juures on selline linnukene, aktsepteeri dokument. Vajutada selle linnukese peale, tuleb teil lahti lisaaken, kus küsitakse uuesti, et kas te soovite seda dokumenti aktsepteerida, teie panete aktsepteeri dokument ja siis ta jälle läheb lõppolekusse, sest tõenäoliselt tegelikult on teil see allkiri juba postipoissi vastu tulnud, postipoiss on ta ära sidunud, seda saate vaadata ka selle järgi, et ma võtsin siit võtan siit selle, et siin on allkirjad kenasti all olemas ja te saategi valida, et aktsepteerite dokumendi, siis ta jõuab oma lõplikusse olekusse ja viiakse ta dokumendi loendisse lõplikku olekusse. Nüüd vahepeal võib olla ka veel keerulisem olukord. Vaatame, kas mul on siin mõni selline näide.
vaatame, kas siin, ei. Kus on nii, et näiteks teie asutusest on kohe vaatan mõne. Asutusest on juba see inimene ära läinud, kes sellega tegeles. Näete, et ütleme, et koostajaks on Aita Saar ja ta on teie asutusest juba ära läinud, et tema, tähendab, neid menetlusprotsesse saab aktsepteerida ja ka valida siit, et protsess teistsugune, see isik, kes on selle koostanud. Aga oletame nüüd, et seesama Aita Saar on teie asutusest juba lahkunud, et mida siis teha? Selle jaoks on võimalik muuta siis vastutavad isikud. Taaskord selle protsessi või selle lükke konks on see, et te peaksite olema antud asutuses peakasutaja. Kui te seda ei ole, siis saate paluda meile klienditoel helistades, et palun vahetage vastutavat isikut. Aga ma näitan selle vastutava isiku vahetamise ikkagi ära, sest äkki meie tänastest koolitajatest keegi on peakasutaja. Selleks on niimoodi, et lähetate siia seaded ja valite protsessid ja vastutava isiku muutmine ja panete siia siis nimeks Aita Saar. Nii, ta mul ei lubanud kirjutada, võtate siit 3 punktist, kirjutate Aita Saar. Nii, ja ta tuleb kõik need dokumendid, mis on Aita Saarega seotud, tulevad siia välja. Kuna ma ei valinud siia dokumendi liiki, siis tõenäoliselt, kui Aital oleks veel mingeid dokumente siin, siis tuleksid kõik need. Kui meil oleks ainult vaja ühe dokumendi kohta, siis noolest saab siis valida selle vastava dokumendi. Nii. Ja nüüd, et tuleks määrata siis uus vastutav isik. Siit 3 nupust valin ma uue isiku ja panen praegu enda nime, sest mina tahan olla see muutja. Mina tulin siia uueks vastutavaks isikuks sellele dokumendile ja panen siia salvesta. Nii. Täpselt sama protsessi teeme meie klienditoes läbi juhul, kui te ei ole peakasutaja. Ja lähen tagasi siia dokumentide loendisse, valin siit pooleli, dokliigi koolivalmiduskaart ja isiktöötaja panen siia näiteks kädi. Ta võiks leida nüüd minu pooleli, ma vaatan kõik dokumendid. Kurja. Mõnikord ta ei taha seda siit leida. Aga teie enda postipoisis peaks ikkagi see töötama. Nii. Igatahes. Mul on siin ka tuleb teile siis seesama see ette, kus siis on teie see vastutusosa muudetud. Äkki oli see siit. Ikka veel aita. Ma igatahes praegu ei leia seda, aga te saate selle koolivalmiduskaardi, siis tekib teie nimele see ja teie saate muuta selle, et saate valida sinna, et on siis kas aktsepteerida või siis panna menetleda ilma protsessita. Nii. Nüüd see on selline taustalugu kõigest sellest, kuidas oma koolivalmiduskaardidega ühele poole saada. Nii. Ja tegelikult selle vastutava isiku muutmine käib ka kõikidel teistel dokumentidel täpselt samamoodi, aga lihtsalt praegu me tegeleme nii-öelda selle koolivalmiduskaardiga. Nii, ja jätkame. Lähme edasi siis koolivalmiduskaardiga endaga. Selleks võtame siit uus dokument ja valime koolivalmiduskaart. Nii. Koolivalmiduskaardil tuleb siis tuleb number külge esimesel salvestamisel, et siis mitte nagu allkirjaga. Täidame siis väljad ära ja siis ma seletan igat olukorda edasi. Paneme siis tänaseks vormistamiskuupäevaks 17. Vanema nimi ma paneksin siia Mati all.
Vanema isikukoodi võib panna, aga see ei ole kohustuslik välim. Kindlasti on vaja panna siia e-posti aadress. Hetkel ma mängin, et ma olen ka see vanem, sellepärast ma panen ka enda e-posti, et võib-olla kui nüüd tagantjärgi vaatate, siis te saate sellest protsessist aru, aga ma justkui olen tegelikult mitmes rollis siin, et justkui nagu kui vanema e-mail, aga samas ma olen ka koostaja. Et tegelikult läheb siia vanema siis post, e-posti aadress ja kindlasti peab selle kirjutama. Sest muidu ei lähe see e-mail edasi. Nii, lapse nimeks panen siis siia Helen-Lill. Ja lapsel siis isikukood või sünniaeg, et seda võiks siia kirjutada. Mina panen siia 4.12.2018. Nii, ja nüüd on siis see koostaja. Mina olen hetkel see koostaja, koostan selle, sest ma olen justkui see nii-öelda täitja pool siin, et siin võib olla ka keegi teine see, aga siis see peaks olema meile teadvustada, kes see siis on. Nüüd valime siit faili. Mina panen siia täiesti pseudofaili, milleks on üks tore dokument. Siin siis on kõik need andmed sees juba, mis peaks olema selle lapse kohta kirjutatud. Nüüd valin siia ära funktsiooni, milleks on õppetöö korraldamine. Ja ta pakub siin sarjana mul kohe ka ilusti koolivalmiduskaardi. Ja näete, siia ilusti kohe tuli automaatselt külge juurdepääsupiirang. Ja seda siin muutma ei pea, sest see on siin õige. Nii, nüüd on nii, et meil on siin 2 salvestusnuppu ja natuke ma räägin nendest salvestusnuppudest ka. Esimene nupp on siin, et salvesta dokument ja menetle ilma protsessita. See tähendab seda, et teie dokumendile te olete siia juba lisanud näiteks digiallkirjastatud dokumendi. Siis te saate panna salvesta dokumenti ja menetle ilma protsessita. Nii. Või on siis kuidagi teisiti saate need allkirjad sinna alla. Siis teine nupp on salvesta dokument ja see tähendab seda, et me läheme lülitume nii-öelda siis selle menetlusprotsessi peale. Nüüd võib olla niimoodi, et need asutused, kes ei ole endale tellinud menetlusprotsessi, nendel on tõenäoliselt ainult see salvesta dokument ja menetle ilma protsessita, see üks nupp. Nüüd asutused, kes on endale tellinud menetluse, see tähendab siis seda, et eelhäälestatud on need inimesed, kes allkirja annavad, siis neil võib olla siin need 2 nuppu, et see saab siis valida, kas siis menetlusega või ilma. Ja nüüd mõned asutused on tahtnud omale, et see menetlus oleks kohustuslik, siis on nii, et on ainult see 1 nupp siin olemas. Et see on selline valikuline, mida keegi soovib. Meie vaatame täna seda menetlusega poolt, sest et kui ma vajutaks siia selle nupu peal, salvesta peale, siis meil ei oleks siis rohkem protsessis midagi rääkida. Paneme nüüd salvesta dokument. Nii. Ja nüüd ta kohe kirjutab siin, et näete, menetlusprotsess on valimata. Nii. Nüüd selleks, et menetlus käivitada, on siis vaja vajutada siit selle peale dokumendi menetlus. Ja teil on siis nüüd niimoodi, et kes on eelhäälestanud oma lasteaias need protsessid, siis nendel siit jooksevad need rühmanimetused, näiteks Marjake, Pihlakake, Õunake, no mis iganes. Ja siis olenevalt, kus rühmas siis see laps on, siis selle rühma menetlusprotsessi siit valid. Ma natukene seletan lahti ka, mis on need erinevused, et on võimalik valida põhimõtteliselt siis 3 menetlusprotsessi vahel, aga seda 3. me siia pole pannud, ma lihtsalt seletan seda lahti. Et esiteks on siis lasteaed lapsevanem protsess, kus siis kõik olulised isikud, kes lasteaia poole pealt peavad selle koolivalmiduskaardile allkirja panema, panevad ära selle ja siis see läheb lapsevanem allkirjastab selle ja saadab selle tagasi. Nii, järgmine sellest on siis allkirjastavad õpetajad
Näete, kui ma hoian siin peal, siis see ka näitab ilusti, mida see täpselt tähendab. Et õpetajad allkirjastavad, seejärel saadetakse see koolivalmiduskaart lapsevanemale, lapsevanem allkirjastab, see saadab tagasi, siis allkirjastab direktor ja siis saadetakse kõikide allkirjadega uuesti lapsevanemale tagasi. Ja nüüd kolmas versioon, mida me ei ole siia koolitusse pannud, on see, et koolist allkirjastavad kõik olulised isikud selle koolivalmiduskaardi ära ja saadetakse lihtsalt lapsevanemale tagasi, et lapsevanemal siis tegelikult seda allkirjaga dokumenti tagasi ei oodata. Meie siis teeme seda praegu lasteaed lapsevanema versiooni ja valin siis selle protsessi siit ära ja panen salvesta. Ja tekib siis koheselt mulle siin need olekud, neid olekuid ärge ise muutke. Need on juba eelseadistatud, et siin ei tohiks olla midagi valesti ja kui te näete, et on midagi, saatke meile teada, et võib-olla see ise siin seadistamine võib selle menetlusprotsessi tagurpidi lüüa ja siis teil endil on lihtsalt raskem. Aga natuke seletan ka nuppe, et praegu on siin tõesti kõikides täitjate rollides mina ise. Tegelikult siin esimeses peaks olema siis õpetajad, direktor, siis siit saadetakse siis täitja ehk siis see, kes koostas dokument, tuleb teade, palun saatke edasi, tema saadab siis selle edasi lapsevanemale ja siis lapsevanem saab kirja, allkirjastab ära, saadab tagasi ja siis tuleb sellele teise poole tuleb siis täitjale või selle koostajale teade, et nii, see on sinna protsess külge pandud, aga ma näitan seda rahulikult läbi, nii et saate seda ise vaadata. Ja postipoisis on veel niimoodi, et allkirjastamine käib järjestikuliselt. See tähendab seda, et kui teil on esimene õpetaja on Kusti, teine õpetaja on Mari, kolmas õpetaja on Malle, siis see menetlus ei lähe niimoodi, et me saadame kõigile 3 korraga ja siis igaüks vaatab, kuna see allkiri sinna alla läheb, kui me õpetajatest näiteks räägime, vaid see läheb järjestikuliselt. Postipoiss saadab selle tööülesande esimesena Kustile, Kusti paneb allkirja ära, siis läheb ta Mallele, Malle paneb allkirja ära ja siis läheb alles Marile ja siis alles direktorile. Et jah, postipoisis nii ei saa, et paneme kõigile laiali ja siis vaatab igaüks, kes tahab, kuna allkirjastada. Et siis te teate, et see protsess, et kui teil on mitu õpetajat, siis püüdke kas või nad nagu ühes see aeg ajastada, et andke neile siis see aeg ette, et kuna see esimene võiks nüüd ära allkirjastada. Nüüd, kuna meil on kõik need siin valitud, siis menetlus läheb tööle, kui me paneme siit käivita menetlus, aga enne kui ma neid panen, siis ma natuke räägin siia veel juurde mõned asjad. Siin on sellised asjad nagu vaatlejad, et mõnedes asutustes võib olla niimoodi, et kõiki koolivalmiduskaarte peab keegi kolmas isik veel vaatlema. Ta ei anna sinna ei allkirja, mitte midagi, ta on lihtsalt see vaatlusse inimene. Et seda saab sealt lisada ja siis need näevad ainukesena seda koolivalmiduskaarti. Kui te teate, kes need inimesed on, siis võib-olla saatke meile ja me eelhäälestame ära, et siis te ise ei pea seda lisama. Aga on siis see funktsionaalsus siin juures. Teised mehikesed on siis, et kui see tööülesanne on jõustunud, siis saadetakse tööülesanne teadmiseks saajatele, et siia siis on niimoodi, et nemad saavad niikuinii need teated, aga et siia saab siis juurde lisada kellegile veel lisaks, keda oleks vaja teavitada. Mina isiklikult koolivalmiduskaardi puhul seda ei kasutaks just sellepärast, et ta tekitab päris palju nagu info või meilimüra juurde. Võib-olla mõnedel teistel menetlustel peaks seda kasutama, aga koolivalmiduskaardi juhul ei ole seda eriti vaja. Ja siis siin saab väljastada selle nii-öelda protsessi olemuse. Nii, meie valisime siis protsessi nüüd ära ja paneme siia käivita menetlus. Nii, tööülesanne on saadetud järgmisele täitjale. Mina olen siis hetkel täitja, kes peab esimese allkirjastamise tegema. Panen siit kinni selle. Ja kuhu ta siis mulle saabub? Saabub siia tööülesannetesse ja ta tuleb ilusti, et digitaalne allkirjastamine koolivalmiduskaart. Nii. Mina valin selle koolivalmiduskaardi siia
näete, ilusti on tekkinud juba ka kuupäev ja registreerimisnumber siia. Vaatan, kõik on korras ja allkirjastan. Nii. Kui ma kordan üle, et kui ma valin siit ei, siis saan ma sedast allkirjastamisest loobuda, aga siis peab kindlasti siia ka põhjenduse kirjutama, miks. Aga ma arvan, et peaks olema valimistuskaardil kõik nii korras, et me saame seda allkirjastada. Mina allkirjastan siis seda ID-kaardiga. Kes teeb minuga kaasa, võib nii, ma korraks vaatan. Millegipärast ta ütles, et vaatame, miks talle ei meeldi see. Üle. Ja nüüd, kes minuga kaasa teevad samal ajal, siis võib natukene aega minna, sest me oleme kõik ühes süsteemis ja püüame seda siis allkirjastada. Panen PIN 2 siia ka endal sisse ära. Nii, teise poolele allkirjastamiseks saatmine. Nüüd minu allkiri on all ja nüüd siis nii-öelda selle koostjale või täitjale tuleb siia tööülesandesse teisele poolele allkirjastamiseks saatmine. See siis see täitja peab selle avama ja nüüd siit saatma selle teisele poole. Ehk siit läbi postipoisi siis. Võtan siit saatmine. Ja selle saatmisega siis ongi siin niimoodi, et siin on siis juba selle lapsevanema e-post pandud, praegu on ta hetkel minu oma, sest et ma justkui olen ka seal lapsevanem, aga et siin on ilusti tuleb külge see lapsevanema aadress, see on oluline, miks ta juba seal eelosas tuleb täita. Vajadusel saab siia lisada alla ka teise lapsevanema aadressi. Teil on siin dokument ilusti allkirjastatud juures ja ka ilusti kiri, et tere, edastame teie lapse koolivalmiduskaardi ja palume koolivalmiduskaart peale digitaalset allkirjastamist samale e-kirjale tagasi saata. Lugupidamisega kädi alanud. Ja siis ongi nüüd siin, et selleks, et siis välja saata, on see, et saada ja aktsepteeri dokument. Muidu see, et salvesta ja saada on ja siit saab katkestada seda. Ja kui te olete mingid uuendused teinud, siis teete uuenduse, salvestate või siis, ma ei tea, vahetate dokumenti või midagi. Meie paneme siit siis saada ja aktsepteeri dokument. Ta küsib, et kas saadetakse kadja@postipoiss.ee ja nüüd ta läheb siis nii-öelda lapsevanemale. Minul selle lapsevanemale jõuab ta siis circa seal mingi võtan korraks selle sharing'u siit maha, jõuab see, kuna ma pean seda ise nüüd vastu võtma, siis selle kirjaga läheb circa 2-3 minutit aega, et ta jõuaks. Siis ma näitan, kuidas siis edasi minna. Mõtlen, mis ma teile siit veel saan selle kohta nii kaua rääkida. Kas on vahepeal tekkinud küsimusi selle kohta, nii kaua kui me ootame seda meili, mida ma saan siis allkirjastada ja postipoisis näidata? Nii. Ootame veel natuke, läheb selle postipoisi meiliga aega. Juba jõudiski mulle kohale see. Nii, jagan ekraani uuesti. Nii, näete, jõudis siis minule kui lapsevanemale selline kiri siit. Mina kui kuidas see lapsevanema protsess seal siis näeb, on see, et ta salvestab selle nimega oma kuhugi siis, kus ta tahab salvestada.
Nii salvestan siia ära. Seejärel palju asju siin lahti. Panen ma ise siia uuesti digiallkirja alla. Mõelge siis praegu, et ma justkui nagu lapsevanem, kes allkirjastab oma lapse koolivalmiduskaarti. Nii, 2 allkirja on all ja nüüd lähen siia sama ja siis vastan sellele samale kirjale siia, et panen siit vasta kõigile. Ta toob ilusti mulle selle Suurmõmmiku lasteaia aadressi siia ja saadan tagasi dokumendi. Nii, ja lisan siia siis selle dokumendi, mis ma just allkirjastasin. Ja saada. Nüüd taas kord läheb selle saatmisprotsessiga natukene aega. Ootame. Ja nüüd on niimoodi, et kui see tuleb, et ei pea postipoisis ootama pingsalt, kuna see dokument tuleb, vaid tegelikult teie postipoisis sellel koostajal on olemas ju e-posti aadress ja siis selle koostajale tuleb teade, et on saabunud tagasi allkirjaga dokument. Minul peaks ta ka kohe näitama seda. Nii saadetud on see. Ja peaks kenasti, natuke läheb aega taaskord, et postipoisil selle protsess võtab natukene aega. Kui kellelgi on vahepeal küsimusi tekkinud, saab küsida. Jah, et ta tuleb justkui saabunud dokumentide alla, aga ta põhimõtteliselt peaks jõudma. Siia peaks siis tekkima uus dokument juurde. Nii, vaatame. Ootame veel natukene. Tõesti, et nii-öelda meilivahetus võib võtta kuni 10 minutit aega, aga ma väga loodan, et nii kaua ei võta, sest et on ikkagi 2-3 minutiga tulnud. Vaatan, kas keegi on siis ka kaasa teinud. Pooleli. Nii, kas täna tuleb tema kauba alles? Minul oleks üks küsimus. Jaa. Et kui on mitu õpetajat seal, kes peavad allkirjastama, et kas nemad siis saadavad üksteisele edasi need? Ei, need õpetajad on teil pandud, vot sellest ma jäitsingi ennem rääkimata, et kuidas see nii-öelda, kuidas need õpetajad sinna satuvad sellesse nii-öelda menetlusprotsessi. On niimoodi, et teie asutus saadab, et millised rühmad teil on. Näiteks teil on, ma ei tea, seal lilled, puud ja põõsad, sellised rühmanimetused on. Ja lillede õpetajad on näiteks Kusti-Mari ja Malle, siis nemad tuleks teha seal postipoisis kasutajaks. Ehk siis enne, kui te neid näiteks saadate meile need nimed, et näete, et selle lillede rühma õpetajad on need, siis tuleks vaadata, kas nad on juba nagu kasutajad olemas postipoisis. Kui ei ole, siis oleks vaja nende kontaktandmeid, nimi, isikukood, e-post ja vajadusel mobiilnumber, et ta saaks allkirjastada. Ja siis ongi niimoodi, et me seadistame menetluse ära, see tähendab niimoodi, et õpetajale tuleb meili peale
postipoisilt ülesanne, ta vajutab selles meili sees oleva linkile, ta kohe avab temale selle olukorra, kus ta peab selle allkirja alla panema. Ta paneb allkirja alla ära ja siis tuleb postipoisis, läheb järgmine teade läbi postipoisi selle järgmisele õpetajale meili peale, et näed, vajuta siia ja siis allkirjasta. Et õpetajad on vaja kasutajaks teha postipoisis. Ja hiljem saab siis need eemaldada või siis tegelikult panna õpetajad väliskasutajateks, et nad näevad ainult neid asju, mis on nendega seotud, nende tööülesannetega. Nii, ma loodan, et see vastas küsimusele. Ja aitäh. Nii, nüüd me vaatame, kas see dokument on nüüd tulnud. Näete, ongi tulnud siia. Kuidas ma aru sain, siin on 2 digitaaldokumenti. Ehk siis nüüd, kui lapsevanem on saatnud selle kirja tagasi, siis postipoiss teab või on nii nutikas, et suudab siduda selle sama digikonteineri siia selle sama õige dokumendi külge. Ja näete, siin esimene dokument on 1 allkirjaga, siin teine dokument on 2 allkirjaga. Nii, ja selle esimese peaks saama siit ka kustutada. Huvitav, tegelikult on niimoodi, et selle esimese peaks saama siit kustutada. Sest siin täpselt sama dokument on 2 allkirja, aga mul ei ole praegu seadistatud siin koolivalmidust niimoodi, et ta oleks siis seda saaks kustutada. Aga nüüd tuli sellele, ma kohe näitan, kas mu meili peale ka tuli see teavitus. Ei tulnud praegu, aga muidu tuleb sellele koostajale meili peale teavitus, et dokumendi teise poole allkiri on saabunud, tema võtab selle dokumendi lahti, näitan veel kord kus kohast, siit teise allkirja poole ootamine, võtab siit lahti selle, näeb, et on 2 faili, vaatab, et kõik oleks korras. Nii, ja paneb siit aktsepteeri. Ta küsib uuesti, panete uuesti aktsepteeri ja nüüd on, et dokument on aktsepteeritud, ootamas valmimist. Ootamas valmimist tähendab seda, et postipoiss teeb tehnilised surra-murrasid süsteemi sees ja valmistab ta ilusti dokumendi loendisse ära. Sellega läheb circa 5–10 minutit aega ja siis ta paneb selle dokumendi valminud olekusse. Et ta siin dokumendi loendis kenasti tuleb välja kui valmis dokument ja meil kaob ta siit siis see koolivalmidus ja teise poole allkirja ootamise tööülesanne kaob ära. Nüüd ma ei kujuta ette, kui kiiresti ta praegu siit suudab, et kes siin kaasa tegid nüüd, et vaatan Jüri Maasikas ja Margit Hiiet, eks ju, et Anneta, teil on ka ilusti valmis, et lähebki natukene nüüd aega. See näitab, et ta valmis, tähendab seda, et me jõudsime koolivalmiduskaardi ära salvestatud siia valmis dokumentide loendisse. Vot, niimoodi see koolivalmiduskaardi menetlus käibki. Kui teile on seadistatud siis see menetlus. Ja nüüd, kui meil on siin uusi inimesi, kes tahaks oma lasteaedades seda menetlust kasutada, siis saategi mõelda, et millist menetlust te soovite. Kas seda, mis on lasteaed lapsevanem, see tähendab seda, et lasteaia kõik asutused teevad allkirjastamise ära, siis saadetakse lapsevanemale ja tuleb tagasi allkiri. Või siis on lasteaed lapsevanem lasteaed, kus käib siis nii, et õpetajad allkirjastavad enne ära, siis läheb lapsevanemale, lapsevanem allkirjastab ära, saadab tagasi, tuleb direktorile tööülesanne allkirjastamiseks, ta allkirjastab ära, siis läheb täitjale nii-öelda aktsepteerimiseks ja siis on dokument valmis ja saadetakse uuesti lapsevanemale välja. Ja see on siis üks asi, mida läbi mõelda ja teine läbi mõelda siis see, et kui teil on rühmad, et siis oma näiteks lilled, põõsad, puud, kes on need õpetajad, kes on lillede rühmas, kes puude, kes põõsaste ja et kas need õpetajad on teil juba postipoisis ja kui ei ole, et siis saata, et nii, põõsaste rühma õpetajad on Pustimaal ja Mari, nende kontaktiasjad on siin ja meie seadistame ära juba nad ette, et loome kasutajad, väliskasutajateks näiteks nad ja
Ja siis seadistame selle, et kui te nüüd koolivalmiduskaarti hakkate looma, et siis seal menetluses saate valida, et nii, ma ei tea, seesama Hele Lill oli lillede rühmas, valin selle lillede protsessi, menetlusprotsessi, siis ta läheb õigetele õpetajatele juba edasi. Vot, selline on siis see koolivalmiduskaart. Kui kellelgi veel on nüüd küsimusi, saab veel küsida ja kui te jääte hätta, siis meie klienditoe telefon ikka avatud. Saate öelda, et nii, olen jännis koolivalmiduskaardi koostamisega, et aidake. Aga ma loodan, et tänane siis sama salvestatud video aitab teil rahulikult neid asju teha. Vot. Aitäh, Kädi! Aitäh, võib selle salvestamise lõpetada, siis saab veel küsimusi küsida. Ei läinudki meil täna päris tundi, circa 40 minutit, siis see koolitus oligi